Ahoi, head kuulajad, siin Mehed hakkame elama podcast, saade, kus me räägime meestega, meeste tervisest, meeste mõtetest, meeste ilmapildist. Ja mul on täna külas Martin Meikas, tippkokk. Tere, Martin! Tere! Ma ütlesin tippkokk. Räägi mulle, mida sa tänasel päeval teed. Saame tuttavaks. Kes sa oled? Saame tuttavaks. Mina olen Martin Meikas. Täna hetkel ma teen Viirelaiu saatkond lausa 2 siis. Et avasime eelmine nädal selle Solarise otsas seal kontserdimäe poolt siis. Ja seal me pakume siis süüa ja pidu, et dinner ja tants. See on siis hetkel, millega ma tegelen. Sinu ajalugu on olnud erinevad tipprestoranid. Noa, restoran Öö, 2 kokka. Need on kõik olnud need kohad, kuhu on olnud raske sisse pääseda, kus peab kaua ootama, et seal süüa. Ma olen tõepoolest selline 20 aastat nüüd süüa teinud ja ma arvan, et täitsa isegi võib öelda, et selle algust peale tipus nii-öelda purjetanud, et ja see ongi selline, iga tipp ongi tipptase, et nii ka nagu spordis, et kas teed siis käid lihtsalt kuskil maja taga nagu palli tagumas või siis mis liigas sa liigud, on ju, et aga avame natukene seda liigat, millest sa oled mänginud. See on ülimalt nõudlik liiga. See on see, kus koha peal iga liigutus peab olema läbi mõeldud, kus koha peal kompromissitult tuleb teenindada kundesid, kus ei tohi teha mingeid järeleandmisi, kus on stressi ja kus on rutiini talumist nõudvaid väljakutseid hetki. Kuidas tegelikult on? Mis elu seal tippköögis on? Karm elu. Kui siis ongi, jääme siis selle spordi juurde, et see tipus ongi nagu vormelid ja ralliautod sõidavad kõik ju kiirelt ja siis tulevadki mängu juba sajandikud ja tuhandikud, eks ole, et tipus teevad kõik tegelikult hästi süüa ja siis on detailid ja veel kord detailid, nüansid, midagi isikupära, et sellist vau-efekti tuleb teha ikkagi. Ja töö on selline mitmetunniline ikkagi päev, miinimum üldiselt 14 tundi, kuni kisub 17 tunni peale välja. Ja et ei ole nii, et sõidad autoga ringi ja kuulad raadios, kus öeldakse, et jes, täna on reede ja vaba nädalavahetus on ees, et siis hakkab nagu päris töö köögis pihta, kuhu siis kõik sööma tulevad. Ja jõulud ja pühad ja asjad, et see kõik on sulle tundmata. Jah, on olnud aegu, kus taastavahetused ikkagi köögis veedetud üldjuhul. Kui korras seda köögirutiini rääkid, ütleme see sama 17 tundi maksimaalselt, eks ju, et milline see nagu päevarutiin on, ütleme mingi hommikust peale, kuidas see ühe tippkoka elu rütm välja näeb? No oleneb, mis positsioonil sa oled, eks ole, et räägi endast. Köögis ongi hierarhia, et ma arvan, et köök, sõjavägi, haigla, sellised kohad nõuavad siis erinevat positsiooni ja käsuliin, et muidu hakkavad kõik oma peaga nii-öelda mõtlema ja kõik teevad midagi. Mina siis, kui peakokk, siis peakokal on nii-öelda alluvad sous-chefid ja nendest edasi, et see algab siis, kõik algab toorainest, millal kaup tuleb ja kas kaup on sees. No tegelikult ideaalis algab üldsegi koosolekul hommikul, et mis päev meid on ees ootamas, mis kaubad sisse tulevad, millised grupid on võib-olla täna, millised toidutalumatused, millega on vaja arvestada
mida oma pere täna sööb. Ideaalis võiksime, sööme ka ise hommikul, see on päevatoit, see on tavaliselt kell 4 ja õhtune päev lõpebki seal 10 ajal hakkab rahulikuks minema ja 11 võiks juba mingi viimase bussi peal keegi hakata liikuma ja aga ega seal seda toitumise koha pealt on, seal võib kergesti nii-öelda lappesse ka minna, et kui sa kell 4 sööd on ja siis teed seda service aega seal ja 10 ajal hakkab see lõppema, siis üks hetk avastad, et ops, et endal on ka kõht väga tühi juba ja siis enne magaminekut ju nii-öelda, et ei ole soovitav ikkagi süüa, et ma ise olen, ma arvan siin, mul oli mingi hetk 20 kilo rohkem, kui ma praegu siin välja paistan, et see on nüüd ära kadunud nii-öelda. Ja eks ta toitumise pealt tuligi, jah. Aga korra küsin veel selle köögistressi kohta, et me oleme näinud, on ju, Gordon Ramsay kööki, me oleme näinud seriaali MasterChef Estonia, on ju, et seal on närviline, kiire, möll käib. Et kuidas sellises olukorras nagu ise üldse normaalseks jääda, et ma saan aru, et sa oled seal hierarhia tipus, aga ega sa ei ole seal kogu aeg olnud. Et kuidas seal selle rutiiniga toime tulla? Selle rutiini ja stressiga tead, sellega on nii, et see on selline natuke nagu magus valu või kui sa oled selle kõige hullema päeva läbi elanud, siis see motiveerib edasi ikkagi. Mingi hetk mõtledki, et see on küll stressirohke, jah. Ma ei tea, võib-olla mingid mälu augutunud selle koha pealt, et sa ei mäleta neid kõige valusamaid kohti. Ilmselt, jah. Aga samas see ajab sind, sa oled ära toitnud selle oma saali, ma ei tea, kui palju mitu kohta sul on, eks ju, olgu neid palju on, kõik on vaja ära toita. Et sa oled need ära toitnud, sa istud seal, lõpuks on see niisugune tööst läbi imbunud põll on ees, sul on see nuga veel käes, sa paned selle sinna lõikelaua peale ja sa saad aru, et kurat, ära tegime. Et see ajab sind järgmine hommik uuesti üles. On küll, jah. Tegelikult on küll, et see on see raske mäe otsa ronimine ikkagi. Et kui ikkagi jõuad sinna üles ära, siis see on see tunne, jah, see adrenaliin ka, mis seal toimub. Aga kui me enne rääkisime tippspordist, eks ju, et kõik ei jõua tippu, kõik ei saa olümpiamängudelegi, kõik ei kvalifitseeru. Et ma kujutan ette, ega sinul see ei ole ka, kuigi sa oled olnud selles tippliigas, on ju, aga ma ei tea, kuidas see liikumine on, või sa oled näinud oma kolleege, et kuidas, seal on ka palju läbipõlemist, kõigil ei õnnestu. Et kuidas sellega on? Täpselt nii ongi, jah, et tuleb erinevaid olukordi, et mul endalgi tegelikult kui see koroonaaeg siin möllas, siis sinna nahka läks mul 2 restorani siis ja alguses arvasin küll, et mis seal ikka, et teistel ka juhtub ja teed ja kuidagi ei olnud seda tunnet enam, kõik tundus nagu mingi korduv olukord ja siis hakkasid ka aru saama, et tegemist on sellise läbipõlemisega ja selle eest tahtsidki ära põgeneda. Mina valisin kõige kaugema koha, sõitsin Austraaliasse ära, aga nii kaugel olles siis paistavad ikkagi asjad hoopis teistmoodi ja näed asju selgemini. Kohaned ja teed omad järeldused ja liigud edasi. Ja avad uue saatkonna. Jah. Räägime korra toitumisest, söömisest ka. Sa ütlesid, et sa oled olnud suurem, kui sa praegu oled. Ma pakun visuaalselt, et sa oled peaaegu ideaalkaalus, eks ju. Ma ei hakka täpselt numbreid küsima, see pole oluline. Aga ütle, mis on niisuguse hea toitumise niisugused nurgakivid sinu enda kogemuse järgi?
või niisugused põhimõtted, et mille pealt seda kõike teha? Ma arvan, et kogused ka ikkagi ja ei ole selline, ma ise sel ajal sõin tõepoolest niimoodi, et nii kiiresti sööd ära, et vaata, muidu jõuab enne kõht täis minna, aga taldrik peab tühi olema, sest tühja kõhuga juba tossid endale nii palju ja ma arvan, kogused võib-olla ikkagi jälgid ka, mis seal on, et värsket ja tegelikult me kõik teame, mismoodi see õige on. No me teame väga hästi neid püramiide, eks ju, et seal võib olema rohelist rohkem ja erinevaid värve ja natuke liha ja kui üldse, eks ju, mitte iga päev. Aga kuidas seda siis teha nii, et see niimoodi oleks? Ma arvan, et seal võib seda olla, et äkki osad võib-olla teha ka nendest juurikatest või asjadest, et midagi sellist võib-olla siis kardetakse läheneda nendele, võetakse poolfabrikaadid, mingi ületöödeldud toiduainet lihtsalt kiirelt ahju välja. Tulekski, ma arvan, tuleb nautida, naudid elu, naudid toitu, istud, ei vahisa telefoni, vaid mõtled sellele, mida sa sööd, mõtled, mis maitsega see on, siis võtad kõrvalt, mis maitsed, kuidas need koos omavahel on ja tegelikult see on põnev, ma arvan. See on umbes nagu sama, et sa võtad ühe mingisuguse bändi albumi ja hakkad kuulama seda nagu tervenisti, et sa ei skipi ja ei keri edasi, et vaid võtad selle aja, kuuladki selle terve see 40 või ma ei tea, 35 minutit, palju see üks album on ju. Midagi sellist. Ma arvan küll, jah. Sama võrdlus. Mul on 2 kogemust. Me käisime abikaasaga Pariisis ja sõime seal lõunat. Ja meil oli niisugune reisiplaan, tahtsime kõike näha, käisime söömas ja siis saime selle toidu ja omast arust sõime seal nagu päris jupp aega. Ja siis, kui olime selle lõpetanud, siis tuli meie juurde klienditeenindaja või saaliteenindaja ja põhimõtteliselt sõimas meil näod täis. Ütles, et nii kiiresti ei tohi siin süüa, et te sõite liiga kiiresti. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et võib-olla tõesti, et võib-olla me virutasimegi selle mingi alla 10 minuti nagu sisse, et olime näljased ka. Et tegelikult see aeg on nagu väga oluline. Ja üks asi, mida ma olen proovinud, on see, et samamoodi perega, et sa panedki endale stopperi sinna laua peale, et mõõdad ära, kui kaua sa sööd. Ja tegelikult me sööme mingi 7 minutiga oma õhtusöögi ära näiteks. Et tegelikult võiks süüa nagu, ma ei tea, 15 minutit. Võiks. Jaa. Oled sa proovinud mõõta, kui kaua sa sööd? Ei ole. Restoranis on teistmoodi, et seal öös oli mul, mis seal lõpupoole oli, 14 käiku või nii, aga siis see ongi selline 3-tunnine nagu etendus, vaata, et seal on, algus on natuke kiirem, et saab selle suure nälja maha ja siis rahulikult pausid ja joogid sinna vahele, et tegelikult on ikkagi elamused. Aga kas me seda kuidagi saaks oma kodusöömisesse ka nagu üle kanda, et võib-olla siis mitte süüa üksi, vaid süüa kaaslasega ja rääkida näiteks selle kõrvale? Jaa, väga mõistlik oleks, et leiame selle aja, millal siis veel on. Paneme telefonid ära, on ju? Ja. Paneme telefonid ära, istume, sööme, võib-olla teeme koos süüagi, eks ole, et täna oled sina salati peal ja ma teen seda kala siin, eks ole, ja vastutan juurviljade eest. Et sellist väikest restorani saab tegelikult mängida iga päev kodus. Aga kuidas sellega on, et kokad, kui nad ise seda süüa teevad, siis nad pärast süüa ei taha, et kas nad siis närivad kogu aeg, maitsevad ja siis on kõht täis? Või kuidas on? Või tegelikult sa ei maitse, vaid sa pead keele vastu, saad aru juba asjast, et sa ei pea nagu tervet kartulit ära sööma ühe korraga. Ikka maitsma peab, kogu aeg peab maitsma. Kui sa just ei ole, ma ei tea, nii kaua süüa teinud kui mina ja sellisel tasemel, siis et mingi hetk on mul küll nii, et ma teen, panen maitseained, möllan ja samal ajal, kui ma seda soola sõrme vahelt pudistan, siis ma juba peas
kujutan seda toitu ette, mis suunas ta muutub ja siis pärast seda kontserdi maitsed ja täpselt selline lugu sinna sisse saigi. Ütle, kuidas toitumine ja inimese siuke vaimne tervis seotud on või siuke vaimne tasakaal? Oled sa selle peale mõelnud? Ilmselt sa oled väga palju toidu peale mõelnud. Kui sa tippliigas mängid, sa pead nägema seda filosoofiat seal taga, eks ju, maailmavaadet, üldse seda kogemust. No siin kohal ma liiguks siis taimse pooleli pigem. Et ega ma isegi tegelikult mul on mõlemad vennad on taimetoitlased juba aastaid. Mina nagu seoses oma tööga ma ise ei lähe poodi, et nüüd ma lähen kindlasti ja ostan selle liha või midagi, et lihtsalt see jõuab minuni niikuinii mingi hetk, on ju, et aga ma arvan, et see taimetoit hoiab sellise kerge tunde ka, sest ma olen proovinud, et peale lihasöömist niisugust rasket toitu süüa, siis organism väsib ära, et peab tegelema, seedima seda. Ma arvan, et see hoiab sellist ennast ka järgsemana. Ma olen seda sama tundnud just pagaritoodetega. Et kui sa sööd mingisugune, ma ei tea, 2 kaneelikuklit, kui suudad 2 piirduda, et siis pärast tõmbab nagu kuidagi kinni. Mul on täpselt sama asi, et ma isegi ajastan seda söömist, et ma tean, kui mina enda kõhuse täis söön, mul on kohe ma olen tuttu ära minna. Sa oled nagu siis see suur hiigel puamadu, kes sööb ära ühe vasika ja siis on mingi nädal aega kõva lihtsalt niimoodi seedib. Aga selles suhtes on hea point, et see taime söömine hoiab nagu sükest kergust nagu sees, eks ju? Ja võib-olla tee vahel üldse mingi paast endale, et ma olen seda ka rakendanud, see on ka päris huvitav. See hoiab üldse nagu vaimu väga järgsena, et võib-olla hakkad mingeid uusi lõhnu tundma. Vaevalt sa värv hakkad nägema, aga pea läheb selgemaks kindlasti ja sest et me oleme ju kokku puutunud sellega, et ala septembris ei joo, on ju, me teeme mingid alkoholipaaste, on ju, tegelikult paastumine kui selline on ju religioosne tegevus ka, on ju, aga kui palju me selle toiduga oleme teinud. Aga et võiks ju teha samamoodi, et ei söö liha näiteks mingi aeg või vaadata, kuidas see mõjub või ongi mingisugune, et ma tean, et mul on nädala sees näiteks mingisugune 3 lihavaba päeva näiteks. Absoluutselt. Aga anna üks selline taimetoidu suund kätte, et kui ma tahaksin nagu proovida täna õhtul teha taime, mis see mul sinna potti võiks minna? Ma näiteks tegin just mingi 40 minutit tagasi lõpetasin maapirnid. Ostad maapirnid poest ja kui nad on ilusad, puhtad vaata, siis ma ei koori ka neid. Siis paningi potti hakitud sibula, küüslaugu, maapirni, natuke soola, praetsel, annad kerget värvi ja läks vesi peale ja kaan peale, ootad kuni maapirn on pehme ja siis blenderdad supiks, selliseks kreemiks ja siis millega seda võiks süüa. Sinna võiks, ma olen ise teinud sinna õunakuubikuid ka nagu suitsuvõiga neid praadinud. Suitsuvõid teed, see on juba pikem hetk. See on pikk. See juba igatahes, aga vähemalt tee ots on lahti tehtud, et igal juhul tasub neid taime asju nagu proovida, eks ju? Ja muidugi. Ma arvan, kindlasti. Mul on hea meel, et sa tulid meie saatesse. See jutt võiks olla nagu pikem ja ma ütlen, et see uks on avatud alati. Ma ei saa garanteerida, et ma sind ei kutsu siia uuesti. Aga meil on üks niisugune traditsiooniline väike nõuande rubriik ka, et mida sina teed oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks. Mõtle korra ja räägi meie kuulajatega. Mida ma teen?
Ikkagi midagi teen, nii palju kui mul aega on. Eriti hommikuti lihtsalt hoiadki seda rutiini enda sees. Ma teen selliseid harjutusi nagu 5 tiibetlast ja pärast seda teen ikkagi selle jääkülma duši ka läbi ja kord päevas kindlasti käin jalutamas, et mul on hea võimalus seal Stroomi ranna lähedal metsades jalutamas käia, et selline tunnine endaga olek on väga mõistlik tegu, ma arvan, et seda ma soovitan kindlasti. No need ongi asjad, mida mina teen hetkel. No igal juhul aitüma, et sa tulid meile saatesse, jagasid meile oma mõtteid ja nõuandeid ja oma vaateid tervislikule eluviisile. Meiega oli Martin Meikas, tippkokk ja Viirelaiu saatkond on see, kus sind saab leida, jah? Praegu on küll nii, jah. No vaat, siis minge otsige see saatkond üles ja kui nad sul nööbist kinni võtavad ja küsivad, et kuule, räägi, kuidas selle maapiirniga on, ma loodan, et sa siis ei aja neid ära. Absoluutselt. Aitäh, et kuulasite. See on Mehed hakkama elama podcast. Mina olen saatejuht Kaider Kahar.